bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing. Hei, mina olen Katleen. Ja mina olen Kiur. Ja täna me oleme siia kogunenud, et pidada maha üks virtuaalne jõulupidu. Miks me siia kogunenud oleme ja mida me siin järgmise paari tunni jooksul teeme? No algul me hakkame siis traditsioonilisi jõuluvideoid vaatama ja selle aasta teemaks oli siis, et iga klass loosib endale õpetaja, kellega või kelleta nad tegid siis tutvustava video, miks selle õpetajaga just jõule veeta. Täpselt. Vaatame ära iga klassi video ja peale seda saate umbes tunnikene chillida, muljeid avaldada ja siis täita ära küsimustiku teemal, kelle video siis lõppkokkuvõttes kõige parem oli. Täpselt. Ja kell 8 koguneme kõik Zoomi lingiga tagasi ja teatame välja siis võitjad, ehk siis kes võitis orienteerumismängu, kes võitis ukse kaunistamise sellel aastal ja kelle video oli õpilaste arvates parim. Aga nüüd, kui kõik oluline info on öeldud, saamegi hakata hindama koolivaaslaste videoid. Esiteks algul on meil siis ühe kõige pisemate väikeste õpilaste video, 6. video. Hello, we are 6th grade, and today we will show you why you should spend Christmas with our English teacher, Ma'am Kusker. So let's start. Meanwhile, Yes, Sophia, why should people spend Christmas with you? If we spend Christmas together, then we probably spend it in my home. First, I'll take you for a walk to my neighborhood in the Vasalu. We'd walk by the sea and then maybe climb the cliff to enjoy the view of the city. And we would have some warm drink and we would have a nice chat there on the edge of the cliff. And then we'd walk back home. We'd have a fire in my backyard. We would warm ourselves by the fire and have light snacks. Maybe slices of some special Christmas pâté with crisp bread. How does it sound? I'm not a good cook actually, but my husband is. So I think by this time he would already be done with roast pork and sausages. We could have the roast pork and sausages with cranberry sauce. And we would start waiting for Santa. There is still one good thing. You would have to bear in mind that my dog is not very friendly, so you have to think how to bribe her. She's not very fond of sweets either, so I don't know what's the best policy. But I think, well, it would be quite lovely to spend Christmas with me. That's what I can offer. So let's start. Vi gjorde succé.
USA õpetaja Kuuskor, ma loodan, et te kõik panite tähele ja te kuulasite, sest no seda informatsiooni, mis sealt tuli, oli meeletutes kogustes ja kui see ei veennud teid ära, miks jõule õpetaja Kuuskoriga veeta, siis no mis veel saab? Jur, kas sa kuulasid? Panid tähele ikka? Muidugi panin. Ketselmane ei tunne ju iial igavust, kui midagi tema kooli puudutab. Minul jäi vist enam kõlama õpetaja Kuuskori andekas mees, ta oskab nii mõndagi teha. Sookas küll vett jooksma nende ahvatlevate toitide peale. No ma mõtlen täpselt sama. Ja kes oleks teadnud, et õpetaja Kuuskor on tegelikult hinges salane romantik? Tähtis küsimus kõigile. Miks peaks jõulud veetma õpetaja Rudo Kousega? Kohe saame teada. Esiteks, ta mängib teile klaveril imeilusaid lugusid. Kindlasti kuulake ja pange tähele, kui ta neid mängib. Videos on ka näha, mida mõned lapsed teevad või mõtlevad samal ajal, kui nad taustaks laulavad sellele imelisele loole. Võib-olla teeb ta isegi Estonia kontserdimajas kontserti. Kindlasti oskab kiiresti pilet ära, sest muidu on kõik kohad kohe välja müüdud. Ilmselt esineb ta ka meie kooli sünnipäeval. Ja kui te temaga kohtute, siis paluge tal endale palun vähemalt paar lugu mängida, sellepärast et see on 100% väärt seda. Liigume edasi. Я люблю конфеты. Oot, vaatame seda klippi korra uuesti. On näha, et kõik lapsed krabavad kommi, mida õpetaja Rudo Kouska on toonud. Sellepärast, et ta tõi suuskasi ja vene komme ja vene kommid on jumalad. Ja mis kõige tähtsam, õpetaja Rudo Kouska saab 2 korda jõule pidada. Miks? Sellepärast, et on ju Eesti jõulud ja vene jõulud. Ja kindlasti oleks mõtet 2 korda jõule pidada, sellepärast, et mida rohkem pidu, seda parem. Siin tantsib 6B Eloja tantsu, peagi jõulud käes on ja taustalooks on Anne Veski Atmosfäär. On kohe atmosfäär ja jõulud on käes ja sellepärast soovime kõigile häid jõule ja aitäh vaatamast seda videot. Head aega! Mina olen küll 6. peale kade. 2 korda jõulude pidamine kõlab mulle kui jõulufanaatikule nagu õnnemana. Ja õpetaja Rudo Kouska ja klaverdaga, no kes oleks seda ette näinud, et meil sellised peidetud talendid koolimaja seinte vahel ringi luusivad. Ja no tegelikult, kui mõelda nüüd järgmise päeva vene keele tundide peale, siis õpetaja Rudo Kouska ja ka vene maiustuste söömine. See kõlab nagu referendum, mis tuleb esmaspäeval esimese asjana läbi lüüa. Aga nüüd 6. on ära kuulatud ja vaadatud, on aeg liikuda 7. juurde. Lavan teie. Good morning, Salome. Good morning. Today we are going to talk about different bodies and shapes, but vocabulary is here. Look at the picture. Tere õhtust, lugupeetud daamid ja härrad. Nüüd astub lavale inglise keele õpetaja Tamme Veski. Did you train the whole weekend and now fell asleep? No.
läbi või? Vabandust, aga olgem ausalt, see õpetaja Ele-Oja Päkapipur on nagu tõeline bänger. Nagu meil 9. näiteks on see ka igapäevase nagu tantsuna kogu aeg sees. Vahelindes kogu aeg laseme ringi sellega. Ja õpetaja Tammeveskiga jalga keerutada, ta oli unem. Täpselt. Aga vaatame edasi, mida on pakkuda 7. B-l õpetaja Trojanovaga. Приготовились? Здравствуйте. Здравствуйте, учительница. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы будем с вами писать проверочную работу, то не контроль, на тему Рождество. С Рождеством! Okei, korraks juba tekkis küsimus, kuidas ületustõnikud üldse head on, aga noh, pole midagi parata, 7. B õpetaja Trajanova veensis meid ümber. Täpselt samad sõnad ja üldse nagu lütsemi keeleõpetajad on justkui elutõitmis jumala populaarsed valikud. Tung on suur, mis teha? Huvitav, kui raske oleks Trajanova hoopis meiega jõule tähistada? Teeme proovi. Teeme proovi. No kurat, mul ei ole mitte midagi täna õhtul teha. Helistan enda sõpradele ja vaatan, mida nad teevad. Kas teate, et renessanss ka IKT-s see aasta? Aga impressionism? Ja see on ka. Hallo? Tšau, Gloria, kas sul on reede õhtuks mingid plaane? Ma olen vanaema üles. Okei. Kui kahju, oleks tahtnud midagi koos teha. Ja, sorry. Teine kord. Tšau. Tšau. No helistan siis Hermanile. Tšau, Herman. Joo. Kas sul on reede õhtuks mingid plaane? Sorry, ma pean IKT kortama, ma ei saa. Okei, tšau. Tšau. No mu viimane lootus läheb. Evan. Tšau, Evan. Kas sa teed reedel midagi? Tšau, kuule, et ma olen praegu Tenerifel koos perega ja ma olen hõivatud 1 nädal. Tenerifel või? Okei, toredad puhkus sulle siis. Tšau. No kurat! Sõpradega ei saa linna minna. Kodus ei ole ka mitte midagi teha. Ma lähen siis Maitat õppima. Ole kraavi juppika, tule! Kassige minema kohe! Albert, kas kõik on korras? Ei ole. Ma lähen igatahes varem. Mis mure? Klassil on pidu ja sind ei kutsutud. Aga kas sa matemaatikat tahaksid minuga teha? Aga läheks jookskakaod ja teeks siis matemaatikat? No hästi, kui sa ühe tehtud ära ja siis joome kakaod, kas see sobib? Sobib. Lähme siis. No nii, tehe siis on selline 4 + 4. Lihtne, jah? Nii, mis tuleb? Mis sa kirjutasid? 7 kirjutasid. Noh, tegelikult nii ei ole, aga jõulude puhul.
Kui te mõtlete, kuidas meil õpetajad Trojanovaga läbirääkimised läksid, siis Kiur on veel Trojanova juures, aga oi, on tagasi. No räägi, kuidas läks? Saime lõpuks endale? Jõudsime kokkuleppele, aga see salastatud info ja detailid jäävadki lihtsalt saladuseks. Aga samas 8A näitas meile, kuidas õpetaja Oldiga on ikka väga tore elu, et isegi kui ta mõnel matemaatika tuli lõpuks mõnel pisara välja isegi meelitab. Ja ma olen sinuga täiesti nõus. Ja hetkel ma annaksin absoluutselt kõik, et seal sama trepi peal istuda, õpetaja Oldiga kakaot sippida ja võib-olla nii natukene ka matemaatikat õppida. Ma ei tea, kas see matemaatika on selle kokkusaamise põhimõte? No jaa, see jääb omaks müsteeriumiks. Aga järgmiseks on meil 8B ja õpetaja Küüsma, kes on ju mõnegi seas kardetud. Nii et vaatame, kas 8B lükkab kõik müüdid ümber ja näitab meile, miks just õpetaja Küüsmaga oleks. Tere! Tere! Kui palju see vesi maksab? Ei tule homme kooli. No mis mõttes ei tule? See on täiesti võimalik, nad on ära teeninud selle. No ei ole võimalik, mul on nii palju vaja õpetada, siin on kõikidel nii palju teemasid, mis on käsitlemata. No ei ole, nad puhkavad nädalavahetusel kooli maha. Ei piisa mõtlemisele. No ei saa. Patareid on juba täiesti tühjad. No millal siis nad veel õpivad? Kooli aeg on õppimiseks lood. Juhtivad õpilased, kes... Ei juhinev midagi, no vaadake neid, ei juhinev mitte midagi siin ennast. Ei, no mina ei ole nõus. Mina viin selle läbi, et teie klassi õpilased homme kooli tulema ei pea. Ei peab tõdema, et Küüsmaad on vaja, kas või X-i leidmiseks. Ma olen sellega täiesti nõus ja jõulud Küüsmaaga kõlab väga hea plaanina. Küüsmaa on ju teada tuntud detsembri juubileja. Temaga oleks peamine elu palju parem. Nõus. Ja 8B annab ma arvan omalt poolt üsna suures koguses positiivsust kaasa. We approve.
oli Peterson või? Mitte keegi ei võta jõule nii tõsiselt kui Peterson. Ilma temata poleks jõulu vist olemaski. Ma sain teada, et jõuluvana pole olemas, langesin ma sügavasse masendusse. Aga siis hakkas Peterson minu muusikaõpetajaks ja ma arvan, et ta on palju parem kui jõuluvana. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël. Õpetaja Peterson hakkas juba septembrikuust alates laululaagrit korraldama, et Karli kirikus lapsevanemad pisaraid valaksid ja nutaks. Isegi koroona ajal suutis Peterson meile ekraanide tagant luua jõulumeeleolu. Kas Peterson on tõesti jõuluosas, aga Lütsemis on palju vandenõuteoreetikuid, kes on tõe jälil. Seega, Peterson võrdub jõulud. Mida kuradit? Mina soovin, et jõulude aeg oleks aeg, millal me rohkem märkame üksteist ja oleme üksteisele toeks. Levivad kuultused, et jõuluvana kardab petut. Ei, te arvate tõesti, et mina ja jõuluvana, et me oleme tülis. Me oleme kõige paremad sõbrad. Mina ei kommenteeri. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Ja üheksandlikud on otsa lahti teinud. Lõpuks ma ütleks selle peale, aga need vandenõuteooriad jäid küll mul hetkel peas kajama. Väga huvitavad ja ma ütleks, et tekkis uus küsimus, milline neist on kõige tõenäolisem. Ma arvan, et lütseumlaste seas tegutsevad vandenõuteoreetikud peavad selle uuesti luubi alla võtma ja tegelema selle mõttega. Ma olen sinuga täiesti nõus, aga kui pöörduda tagasi jõulutemaatika juurde, siis piparkoogid ja jõululaulud kõlab nagu sobiva viisina, kuidas jõulud mööda saata. Kõlab, ma arvan, et mõne vahetunni ajal peaks võtma korra Petsi klaver tagant ära ja taga ühe mõnusa pausi tegema. Aga nüüd viimasena hakkavad meie südameid valutama 9. B õpetaja Võitsalu.
ma nüüd, mul meeldib kunsti vaadelda. tänu Oidsalule ma hakkasin raamatuid lugema. Õpetaja Anneli Oidsalu õpetas mind, kuidas oma jope ilusasti garderoobi tuleb ära viia. tänu Oidsalule ma hakkasin teatris käima. Kui ka sina tahad saada osa kunstielamustest, hakata teatrit harrastama, õppida, kuidas oma jope garderoobi viia ja lihtsalt väga tore inimene olla, siis veeda jõud Oidsaluga hindas 9. B-klassiga. Juhuu! Aga nii ei tohi teha! Aga nii ei tohi teha! Juril on täiesti õigus. Nii ei tohi teha. Ja kui ka sina tahad sellisest ebasobivast ja ebasündsast käitumisest hoiduda, siis jällegi lahendus on otse su silme ees. Veeda jõulud õpetaja Oidsaluga. Juurde, et ma pean sinuga täiesti nõustuma. Aga nii ei tohi teha! Tegelikkuses kutsub aga õpetaja Oidsalu jõulude veetmine noores lütsemuses välja tõelise kultuuriinge. Täpselt, sellega mul ei ole kuidagi võimalik võidelda. Loodame, et nautisite seda meeleolukat õhtupoolikut sama palju kui meie nende videote vaatamist ning et igas klassis oleks õhkkond muutunud palju rohkem jõuluvõngulisemaks. Täiesti nõus Juriga. Ja nende videote vaatamisega pole õhtu veel läbi. Kohe-kohe saadetakse klassigruppidesse küsitlused, kus saate hakata oma lemmiku video poolt hääletama. Ja reeglid pole isegi muutunud veel. Ehk ikka inimhääli saanud video saab premeeritud. Täpselt. Kell 8 algavas Zoomis kuulutame välja nii ukse kaunistamise, jõuluvideo kui ka orienteerumismängu võitja. Ja paneme südamele, et tulge ikka kõik koos kogu klassiga sinna Zoomi. Ehk võtke üks seade kogu klassi peale ja näeme teid juba kell 8. Nii kaua, kuni meie põhikooli žürii ehk rahvahääletus oma tööd teeb, saab iga klass omavahel olla ja süüa, juua ja jutustada eesootavatest vaheaja plaanidest. Täpselt, me ootame juba põnevusega ja näeme kell 8.